kas võtta esimest korda käsile taimekasvatus sel aastal või mitte? Kõige lihtsam vastus aiandushuvilise poolt vastatuna on, et loomulikult, aga see ei pruugi kõigile sobida. Aed ja taimed vajavad nii palju hoolt. Sellised hooldusvabad aiad, nagu tihti reklaamitakse, need eksisteerivad ainult siis, kui sul on seal suhteliselt tühi muruplats. Sinu elurütmi ja eluviisi juurde ei pruugigi sobida taimekasvatust ja see on täiesti okei. Me ei pea olema kõik ühe puuga löödud. Kas ma võib-olla natuke arvustan sind, kui sul ei ole isegi paari toataime? Võib-olla, aga sul ei pea olema kõik taimetunnikas, nagu mul näiteks siin on. Kui sa siiski soovid sel aastal esimest korda katsetada, kuidas on ise endale süüa kasvatada, siis ma paar nõuannet viskaksin õhku. Ma tean, et elevus on arvatavasti mega suur, aga proovid sipakenegi seda kontrollida ja proovi see alustamine natukenegi väiksema poolsam hoida. Seda just sellepärast, et äkki sa suure elevusega kohe lähed tormama ja ostma kõike seda ninni-nänni, mis sa arvad, et sul taime kasvatamiseks vaja läheb ja siis pärast tuleb välja, et sa ei naudi seda protsessi üldse ja sa ei taha mulda lähiajal puudutadagi ja siis oled sa hunnik raha kulutanud asjadele, mis jäävad lihtsalt nurka vedelema ja ole mõnusalt kahetsust täis. Reaalselt ainuke asi, mis ma soovitaks sul ostma minna on hea kvaliteetne muld. Kõik. Su tegelikult ei ole esimeseks taimekasvatuse katsetamiseks mitte midagi rohkemat vaja. Unusta ära kõik taimelambid ja soojendusmatid, mida sulle tahetakse peale suruda, sul ei ole neid vaja. Lambid ostsin mina ainult ettevõtte jaoks. Tavakasvatajana ma ei kasutanud mitte ühtegi lampi kõik need eelnevad aastad. Aga mul on olnud kõik päikesepoolsed aknad alati kasutatavad. Kui sul on ainult põhjapoolne vaade, siis tsipakene sulle arvatavasti mingit lisavalgust vaja oleks ja seega oleks lampidesse investeerimine põhjendatud. Aga muidu saavad kõik taimekesed aknalaual praeguse valgusega juba hakkama. Soojendusmatid. Ma olen siiamaani arvamusel, et see oleks kõige mõttetum ost üldse. Ma ei ole ühtegi soojendusmati ise siiamaani ostnud ja ei kavatse ka edaspidi kasutama hakata. Seda põhjusel, et mul on toad täiesti tavalise temperatuuriga ja sellest piisab täiesti, et seemneid idandada. Kusjuures aastaid ja aastaid ma tegelikult isegi ei teadnud, et paprikad ja chillit tahavad sipakene toa temperatuurist soojemat mulda idanemiseks. Ja mul ei olnud idanemisega kunagi probleeme. Sellisel aastal on ju tegelikult nii palju võimalusi toas, et seemned sipakene soojemas mullas hoida. Radiaatorid, kaminad, ahjud, põrandukütted, kõik on ju töös veel. Pista seemned lihtsalt selle ligidale idanema ja sellest soojusest täiesti piisab. Vaata ainult, et sa üle mõistuse kuumaks seda mulda seal ei aja, muidu sa sureb kõik ära, et sul on ainult paar kraadi toa temperatuurist soojemat mulda vaja. Külvikastid, minikasvuhooned, kõiksugused taimepotid, neid sul ka alustamiseks ei ole üldse vaja. Su kodu on kindlasti pakendeid täis, kõiksugused piima ja jogurtipakid ja topsid, võipakid, plastpudelid, konservid, purgid isegi näiteks. Tee lihtsalt augud alla, pista näiteks kohvitaldrik alla ja olemas. Ma siiamaani kasutan plastkarpe idandamiseks. Nii hea ja mugav. Ja alguses ka on tõrnad peal hoides, jääb niiskus sisse ja ei kuiva muld idanedes ära. Samuti saab kõik väikesed ühekordsed kilekotid, mis on ribadeks läinud, toppida igale topsile peale, et luua väike minikasvuhoone. Täpselt nii ma alustasingi omal ajal. Su kodus leidub kindlasti igast kraami, millest taimi kasvatada ilma, et peaksid kohe uut jooksma ostma minema. Ja isegi seemneid tegelikult ei ole sulle esimeseks aastaks vaja ostma minna. Kindlasti on sul keegi lähedastest, kelle kodus vedeleb hunnik seemneid. Mõnedes seemnepakendites on tuhandeid seemneid. Ma ei usu, et tal oleks kahju sulle paar tükki sealt ära kinkida, et sa saaksid taimekasvatamist katsetada. Ja kui sul ei ole kedagi, kelle käest küsida, siis kirjuta mulle, ma saan sulle jagada. Sul reaalselt ei olegi rohkem vaja kui paari tomati, kurgi või kõrvitsa seemet. Esimeseks aastaks on seda küll ja enamgi veel. Kui sa suudad need taimedki täiesti nullist alustades elus hoida ja saaki andma panna, siis on imeline. Vot sellised ideed olidki mul õhku visata alustavale aiandushuvilisele. Ära lase ennast survestada, et sul peavad olema need, teised ja kolmandad asjad, et üldse millegagi pihta hakata. Ja ära lase ennast survestada, kui sa pole üldse mingist taimekasvatusest huvitatudki või pole üldse valmis veel seda sammu astumagi.